On uudisteetri aeg ja stuudios Rohke Debelak. Vene koolide õpetajate kehv eesti keele eksami keskmine tulemus on küll mõneti ootamatu, ent haridusministeeriumi läbi viidud uuring on välja toomas ka põhjuse. Selleks on liiga vähene õpiaeg. Arvestades, kui kaua läheb aega, et mõned sõnad selgeks saada, siis 30 aastat ei ole siiski eesti keele selgeks õppimiseks piisav. Arvestades eksami tulemusi, siis on vajalik vähemalt 472 aastat, et keel korralikult selgeks saada, siis 600. Inimese eluea pikkus lihtsalt ei võimaldaks seda teha. Tõenäoliselt on need, kes keele selgeks saanud, olnud eestlased ka eelmises elus ja sellele eelnevas elus on teadlased esialgu välja pakkunud põhjuse. Valitsusega teatab, et asub senisest jõulisemalt tegelema meeste ja naiste palgalõhe teemaga. Eestis on meeste ja naiste palga erinevus 30% naiste kahjuks ja see on Euroopa suurim palgalõhe. Erinevate pakutud lahenduste seas on otsustanud valitsus meeste ja naiste palgalõhe vähendamisel alustada sellest, et ka meeste palka vähendatakse kohustuslikus korras 30%, nii oleks esimene samm võrdsuse saavutamisest tehtud. Naiste palga kergitamine on valitsuse jaoks liiga raske ülesanne, kuid meeste palga vähendamisel räägiksid kaasa kindlasti ettevõtjad ja loodetavasti ka ametiühingud. Kui ka naisorganisatsioonid paneksid meeste palga vähendamisele oma õla alla, siis oleks efekt suurem, usub valitsus ja korraldab lähiajal naiste seas ka üleriigilise küsitluse, kus küsitaksegi, kas oleksite nõus, et teie mehe palka vähendatakse 30%. Selge jaatava vastuse korral asub riik selle mandaadi põhjal ka tegutsema. Eesti Suurpoodide Liit on aga koostanud ühise tegevuskava lähemaks 5 aastaks ja see näeb ette lisaks praegustele veel 30 kaubanduskeskuse ehitamist üldpinnaga 30 000 hektarit. Lähema 2 või 3 aasta majanduskeskkond on kaubanduskeskuste laienemiseks soodus, sest nagu näitab klientide käitumine, on võimalik Eestis juurutada täiesti uus kaubanduskeskuste toimimise printsiip. Suurtes kaubanduskeskustes kulub inimese aeg märkamatult ja klient saab veeta keskuses kogu oma vaba aja, mis teeb võimalikuks kodust kui sellisest loobumise. Kui eluase maha müüa, ongi kliendil piisavalt raha, et asuda elama kaubanduskeskusesse, kus kõik tooted ja teenused on käe-jala juures ja puudub vajadus neid kusagile kaugele koju vedada. 2 aasta pärast elab püsivalt kaubanduskeskuses või kaubanduskeskuse ees autos parklas juba enam kui 1/3 Eesti elanikkonnast. Tulevikus saab hakata inimesi kaubanduskeskustesse nende lemmikosakondadesse ka matma. Hauakivile tähendatakse siis inimese nimi ja tema elu jooksul tehtud käive. Ja operatiivteateid. Täna varahommikul kutsuti politsei Tallinnasse Õismäele, kus Kaera tänav 2 maja rahvas kaebas korterist 28 kostva ebamäärase müra üle, mis ei lasknud öö läbi magada. Kohale saabunud operatiivtöötajad selgitasid välja, et rahurikkujaks oli 44-aastane korteriperemees, kes siples võlgades. Eetris olid uudised.